Meie ettepanek on see, et üleriigilise alampalga asemel tuleks alampalka vaadata sektoriaalselt ehk jätta kõrvale tõesti riigi poolt palka saavate inimeste palganumbrid, vaadata siis sektorite lõikes, mis on selles sektoris see tegelik palk, mida makstakse, ja siis me saame rääkida sellest, et tõesti need tööandjad, kes selles sektoris tegutsevad, et nad päriselt ka jõuavad seda palka maksta. 2024 oli alampalk 820 eurot. 2025 moodustab miinimumpalk 886 eurot. Eesti Vabariigis tegelikult alampalka saavad ja maksavad reeglina mikroettevõtjad, mikroettevõtete töötajad, kelleks sageli on need ettevõtjad ise. Aga alampalga suuruse lepivad kokku suurettevõtjad ja ametiühingud, kuhu väikeettevõtted ja väikeettevõtete töötajad ei kuulu. Ehk keegi teine lepib kokku alampalga ja see mõjutab otseselt ja tegelikult negatiivselt ka neid inimesi, kelle hüvanguks seda näiliselt tehakse. Kui mõelda miinimumpalgale, siis ju tundub, et kui kõik Eestis saavad vähemalt miinimumpalka, siis läheb inimestel paremini. Aga rääkides ettevõtjate või ametiühingutega selgub, et tegelikult see miinimumpalk kõiki ei aitagi. Jah, kui alampalk tõuseb, aga samal ajal tema kodukohas, tema töökoht kaob, ta peab töö leidmiseks sõitma kaugemale, tal suurenevad transpordikulud, olgu või see sama õnnetu automaks, sest ta peab soetama auto, kuna vastasel juhul ta ei saa kaugemale tööle minna. Kõik hinnad poes tõusevad, siis tegelikult see näiline võit muutub olematuks, vastupidi, tegelikult ta kaotab rahas. Pigem peaks selle miinimumpalga mõttekust üldse kaaluma, et kas tal täna, kus on tegelikult Eestis inimeste puudus ja inimesi tööandjad otsivad taga, et kas selliselt nagu kunagisel miinimumpalgal mõte oli, kas teda üldse vaja on. Aga kui teda väga diferentseerima hakata, siis see võiks minna väga keerukaks, kuidas need kokkulepped teha, kuidas sinna jõuda, ei kujuta hästi ette. Eelmisel aastal toimusid alampalga läbirääkimised, kus Ilena Kurt-Murumaa rõhutas, et väikeettevõtjatel läheb kehvasti ning nad ei jõua kokkulepitud alampalka maksta. Nimesid nimetamata üks sotsiaaldemokraatide erakonna ridadesse kuuluv Riigikogu liige ütles mulle, aga sellest ei ole midagi, need ongi rämps töökohad, need võivadki kaduda. Ehk tegelikult tänane alampalga mudel toob kaasa selle, et maapiirkondades ettevõtjad ei jõua selle tempoga sammu pidada, nad panevad oma ettevõtted kinni, niinimetatud rämpstöökohad kaovad ja kõik inimesed tulevad Tallinna. Sellised rühmad nagu näiteks vähenenud töövõimega inimesed, noored, kelle efektiivsus ei ole veel nii hea ja kui nüüd kõrgem või liiga kiire miinimumpalga tõus tegelikult põhjustab selle, et nad jäävad tööst ilma või ei saagi tööd, on see ju halb. Nii et selles mõttes kindlasti miinimumpalk ei tohi muutuda piiravaks või piiranguks. Euroopa Liidu liikmesriikides puudub riiklik miinimumpalk näiteks põhjanaabritel Soomes, Rootsis ja Taanis. Mudeleid, kuidas miinimumpalga üle otsustatakse, on erinevaid. Näiteks on riikidel erinevad ametiühingud, kes palga läbirääkimisi peavad. Teised peavad kollektiivläbirääkimisi tööandjate ja riigiga. Eestis lepivad miinimumpalga kokku ametiühingud ja tööandjate keskliit. Ma usun, et regulatsioonid ei tee seda olukorda paremaks, et pigem ikkagi peame selle nimel pöialt hoidma, et majandus kasvaks, et investeeringuid tuleks Eestisse, et töökohti tuleks juurde, siis on ka tööd ja siis on ka palgad. Võib-olla selline lihtne nõuanne on õppida natukene midagi uut juurde ja selle läbi saada ikkagi oluliselt paremat palka kui miinimumpalk, et ma väga loodan, et neid inimesi Eestis, kes miinimumpalka saavad, jääb ikkagi ajas järjest vähemaks. Nõukoda, kellele miinimumpalga muutmise ettepanek tehti, arutab asja juulikuus. Siis selgub, kas idee saadetakse ka edasi valitsusse või mitte.